Matkal olles tuleb tihti ette söögi tegemist. Loomulikult võib piirduda ka külmade ainetega. Aga soe toit mõjub alati paremini ning teeb tuju heaks. Aga kuidas siis soe toitu teha, kui lõkke tegemiseks pole aega, kohta ega mahti? Siin tulevadki mängu erinevad kaasaskantavad lahendused. Kasutatava kütuse järgi jagunevad matkapliidid 3 erinevasse gruppi: piirituse, gaasi ja multikütuse põletiteks. Meie testime täna 2 nende hulgast. Aga vaatame lähemalt siis, kuidas need asjad töötavad siin. Esimesena on meil selline matkapliit saadaval kohalikus kaubandusvõrgust väga lihtsa vaevaga. Matkapliit on sellises kohvris. Hästi mugav kasutada, kaasas kanda. Nii. Enne kui selle pliidiga opereerima saab hakata, tuleb siia sisse panna gaas. Selleks tuleb see siit avada. Ja tavaliselt käib sellisel matkapliidil selline gaasiballoon. Gaasiballooni paigaldamine iseenesest on võrdlemisi lihtne. Panetada siia sisse, vaatad, et enam-vähem paigas on. Ja siit eest on selline heebel, vajutad selle alla. Nüüd on siis pliit põhimõtteliselt kasutamiskõlblik. Tuleb gaas kinni panna. Ja vaatame, kui kiiresti siis sellega saab ühe kateloki kaanetäie vett keema saab, kui tõhus ta siis tegelikult on. Et vett keeta läheb vaja vett. Võtame katelokki. See on meil kindlasti eelmisest korrast väga ilustist puhas. Ja vett läheb ka meil vaja. Ja valame siia katelokki sisse vett. Paneme pliidi peale. Matkapliit on selles suhtes hea, et see on stabiilne, kui tal on sile pind all. Pliidiraud on iseenesest suur, siia saab isegi suuremaid asju peale panna. Aga vaatame, kuidas ta siis tööle läheb. Keerad lüliti alla, kuuled juba gaasi natuke susineb ja töötab. Vesi on nüüd keema läinud kenasti. Kateloki maha tõstmisel veenduge, et kateloki sang ei oleks liiga kuum, muidu võite käed ära põletada. Kui liiga soe on, kasutage abivahendeid. Aga vaatame, mis meil siis järgmisena on siin. Nii, järgmiseks on meil siis gaasipriimus. See on selline eriti kompaktne versioon. Nii. Tuleb ta siis sellises väikeses plastmasskarbis ja kompaktseks teeb ta selle see, et saad ta niimoodi lahti võttida. Ja gaasina kasutatakse siis tavalist sükest priimuse gaasi ja põhimõte on lihtne. Paned ta siia peale ja hakkad keerama. Keerad nii kaua, kui on tugevalt kinni. Nii. Ja sellel on siin mugavalt kaasas ka elektriline süütaja ja proovime siis. Kohe on kuulda, leek on võimas ja paneme siis järgmise vee keema. Vett paneme umbes sama palju ja paneme ta priimuse peale. Nüüd on meil vesi keema läinud. Keerame gaasi kinni ja aega läks selleks natukene rohkem kui matkapliidiga. Aga vaatame, millise tulemuse annab siis meile tavaline, väga paljudele kaitseliitlastele tuttav Rootsi sõjaväe priimus. Rootsi priimus on selline lihtne, kompaktne riistapuu. Teevad kork. Siin on juba meil piiritus eelnevalt sees ja Rootsi priimuse süütamiseks
on vaja tikke, õnneks olid mul tikud taskus olemas, täitsa puhtjuhuslikult. Oleme siis selle põlema saanud. Primusel iseenesest on hea, kui on ka olemas tuulekaitse. Tavaliselt on selle katteloki ümber olev selline metallist raam. Me tegime käepärastest vahenditest konservikarbist ja täitsa toimib hästi. Paneme jälle kattelokki sama palju vett täis. Ja tõstame aga tulele. Ja läkski keema. Ja praeguse testi tulemuste põhjal võib öelda, et kõige tõhusam oli üllatus-üllatus tavaline matkapliit. Loomulikult igal nendel vahendil on omad plussid ja miinused. Nendest lugege lähemalt Kaitsekodu 6. numbrist.